Tere! Tere, mina olen Mattias ja mina olen Arlette. Ja me oleme Tartu noortetöö maleva rühmajuhid. Me oleme mõlemad käinud 8 aastat malevas, millest mina olen 2 aastat rühma teinud. Ja mina olen 6. Ja täna me räägime teile natuke lähemalt malevatööst ja rühmajuhi tööst. Väga oluline küsimus. Mis on malev? Malev on meelelahutuslaager, kus lisaks ägedatele ühistegevustele teed sa vahepeal tööd ning teenid taskuraha. Rühmajuhi peaülesanneteks on siis rühma kokkupanemine ja komplekteerimine enne malevat. Rühma tegevuste planeerimine, mis hõlmab endas siis meelelahutusüritused malevas ja ka tööjaotuse. Siis näiteks tööandjaga suhtlemine ja rääkimine ja majutuse ja niimoodi. On ka väga oluline osa rühmajuhi. Ja siis üleüldse noortega suhtlemine, nende hea tuju tagamine, turvalisuse tagamine, kõigil oleks tore. Ja suhtlemine lastevanematega ka. Ja. Rühmajuhi töö juures on väga oluline ka see, et sa oled noorele malevas nii ema eest kui ka isa eest. Siis oled õpetaja näiteks. Treener. Parameedik. Nõustaja. Kokk vahepeal. Koristaja. Ja siis sa kõike teed põhimõtteliselt neile, kui neil vaja on seda. Sest sa oled idee järgi ainukene täiskasvanu, kellega neil kokkupuude on ja sa pead suutma neid lihtsalt nõustama ja abistama, nii kuidas neil vaja on endal. Et noored võivad sinu poole pöörduda ükskõik mis küsimusega ja sinu ülesanne on see küsimus lahendada. Olgu selleks auk õhkmadratsis või siis katkine puus. Jah. Samuti on oluline kindlasti meelde jätta see, et tegu on noortega, et emotsioonid möllavad ja et tunded võivad väga kergelt haavata saada ja midagi sellist, et tuleb lihtsalt sellega arvestada, et noored on väga emotsioonikad. Mattias, mis on sinu ägedaim mälestus rühmajuhi tööst? Minu arust üks väga lahe rühmajuhi hetk, mis mul oli see aasta malevas oli, et meil oli maasika korjamine see aasta malevas Lasital ja siis põhimõtteliselt esimese nädala esimene pool oli selline, kus kõik noored said vaevu korvid täis ja väga ei tulnud sealt midagi ja siis suht ebamotiveeriv oli see nende jaoks. Aga mingi hetk nädalavahetusel minu arust või mingi hetk me läksime teisele põllule ja seal olid, kui esimesel põllul olid nagu tillukesed väiksed maasikad, siis seal olid ikka tohutud suured maasikad ja siis neid lihtsalt nad korjasid ja ma mäletan, üks tüdruk korjas ühe päevaga selle 6 tunniga, mis me seal olime, 2 korda enda kehakaalu maasikaid lihtsalt, mis minu arust oli täiega lahe vaadata ja siis nad läksid kaifi ja neile täiega meeldis seal olla. Et see oli, ma arvan, üks väga lahe hetk mul see aasta malevas. Aga mis sulle on näiteks meeldiv malevas? Mulle jäi selle aasta malevas see meelde, et ma sain noortele näidata, kust tuleb piim, sest et noored ei teadnud seda. Ja siis õppisitegi, kust piim tuleb? Õppisime seda, et piim tuleb lehmast ja noored peale seda hakkasid lehmi fännama. Aga ma arvan, et üks hästi lahe hetk, mis meile mõlemale võib meeldida, on iga-aastane kokkutulek, mis meil on. Et kokkutulekud, aasta tipphetk lihtsalt. Terve maleva näed vaeva, et sinna ettevalmistusi teha kõik. Etlused, laulud, köietõmbed, võrkpalli harjutad, siis lihtsalt mingi mõtled kostüüme välja, mõtled mingi ühtluste peale, mingid hüüdlaused ja niimoodi, et terve maleva valmistad ette, et kokkutulekule põhimõtteliselt minna. Kokkutulek on siis suve lõpus toimuv suur üritus, kuhu tulevad kokku kõik malevarühmad ja nad võtavad omavahel mõõtu, et välja selgitada parim malevarühm. Väga äge. Tulge ka, on ju. Ja seal on väga kõva pidu ka. Jah. Hei, mina olen Maarja ja sellest aastast Tartu noortetöö maleva koordinaator. Kas sina tahaksid olla rühmajuht? Kui jah, siis kandideerimine on avatud ja rohkem infot leiad meie kodulehelt.